Tere tulemast hoolimise lauanurka. Mina olen Gert Valdaru, igapäevaselt töötan Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juhina. Täna aga juhin meie 5. hoolimise lauanurka. Soovingi teid kutsuda nüüd kuulama ja vaatama meie järgmist saadet. Meie varasemad saated on keskendunud tugispetsialistidele, lapsevanematele, õpetajatele, aga ka tuleviku tööturule. Kõik need eelnevad saated tegelevad just suuresti ka nende inimestega, nende noortega, kellele meie tänane saade on pühendunud. Tänane saade räägib vilistlastest ehk noortest, kes on lõpetanud juba kooli ja liikunud tööturule. Saates on 4 vahvat inimest, 2 stuudios, 2 on tehtud sellised armsad videointervjuud, kus nad jagavadki siis kogemusi oma varasemast õppimiseast ja kuidas nad on liikunud tööturule, kuidas neil läheb, millised on olnud need väljakutsed. Nii et tulge kuulama ja vaatama, ma usun, et tuleb tore saade nagu varasemad. Aga nüüd tutvustan teile meie tänaseid saate külalisi, kes on siis stuudios. Esimese külalise kohta on puuetega inimeste koda öelnud järgnevat. Ta on eeskujuks kõigile, kelle eluteele on veeretatud keeruline puue. Ta nakatab teisi elurõõmu ja teotahtega, viia ellu oma unistusi ja elada täiel rinnal ning seeläbi toetada ka neid, kes on sarnasel teekonnal. Ta on tõeline liider, kes on käima tõmmanud tserebraalparalüüsi ühingu. Tema korraldatud suvelaager oli suurepärane näide tema visioonist ja pühendumusest. Rikkalik koostööpartnerite võrgustik ning sisukas ja särtsakas kava, millest võiksid õppida ka paljud teised. Tema kirjutised sotsiaalmeedias teevad ühiskonna paremaks paigaks. Need ergutavad inimesi märkama ja hoolima. Ta on tore kaaslane, hea inimene ja tõeline seltskonna hing. Tere tulemast saatesse Tom Rüütel, Eesti mõjukas puudega inimene 2025. See tekst pärineb just siis Eesti puuetega inimeste koja tänuürituselt, kus sa said sellise tiitli Eesti mõjukas puudega inimene 2025. Tere, Tom! Tere! Kuidas on olla Eesti mõjukam puudega inimene aastal 2025? Pingeline, sellepärast, et eks see seab teatud kohustused, et sa ei tohi et mina ei tohi oma sellises tegevuses nüüd kuidagi nagu pehmemaks jääda. Ja mis puutub MTÜ Eesti PCI sõdalastesse, siis üksi ma kindlasti seda MTÜ-d juhi, et meie juhatuses on veel Eerik ja Katrin, kes on siis Klerkoni ja Arabella vanemad ja Klerkonil on siis samasugune diagnoos nagu mul, tserebraalparalüüs. PCI sõdalased on siis mis mittetulundusühing? Ja Eesti PCI sõdalased siis koondab enda alla Eestis elavad tserebraalparalüüsi diagnoosiga inimesed, noored, vanad, lapsed, nende lähedased, spetsialistid ja siis asjast huvitatud inimesed. Ja siis selle organisatsiooniga siis neid ka suvelaagreid siis teed ja see mängib rolli kindlasti ka see, et sind on valitud siis mõjukamaks puudega inimeseks aastal 2025. Jah, ma usun küll, et see andis hoogu, aga tegelikult igasuguseid Facebooki tekste, trammilugusid, ühiskonna selliseid peegeldusi
olen ma tegelikult ju kirjutanud ju tegelikult sisuliselt terve oma elu. Ja need on väga mahlakad tekstid, ma naudin neid tekste, kui sa kirjutad, et palun jätka kindlasti nendega. Eesti elu kajastamist. Ja, just täpselt. Meil on ka teine külaline, keda tegelikult teavad väga paljud teist, head vaatajad ja kuulajad, sest tema on see hing, kes seisab hoolimise lauanurga taga. Ma arvan, ta saite juba aru. Tere tulemast saatesse, Remi. Tervist. Kuidas oled, see on nüüd meil läheb nüüd 5. saade. Kuidas me oleme igas saates su käest küsinud, kas me jätkame iga saatega ja sa oled siiamaani andnud hinnangu, et tuleb jätkata, sest rääkida on palju. Aga kui sa nüüd vaatad ajas tagasi septembrisse, mis aja jooksul me oleme nüüd siis neid saateid teinud, et kuidas sa seda protsessi enda jaoks hindad? Ma arvan, et protsess on õnnestunud, vaadates neid teemasid, mida me oleme arutanud, need on ju väga päevakajalised. Need on läinud nad on kirgikütvad teemad. Ma arvan, et kõik need õpetajad, lapsevanemad, nad annavad oma jälje ja täna tegelikult sellist formaati ju keegi teine ei tee. Nii et me oleme seni väga hästi hakkama saanud ja loodame, et jätkame ka selle formaadiga. Väga tore, väga tore. Kas sina oled Tommiga tuttav? Tommiga oleme kuskil kohtunud, aga tegelikult ma liitusin nüüd hiljuti BCI sõdalastega, nagu siin ennist just jutt käis ja seal me tegelikult arutasime ja minu mõte on sinna ka panustada, et seal ma arvan, et saame aktiivsemalt rääkida ja arutada. Aitäh, ma arvan, et nüüd oleme saanud siis teineteisega ja üksteisega tuttavaks. Ma arvan, et nüüd oleks see õige hetk, kus meil on traditsiooniline avaklipp ühiselt vaadata. Ma arvan, et see esimene, et peale astangu lõpetamist tundsin, et mul olid reaalsed oskused, mul oli koolide raames reaalseid olgugi, et need olid kooli ülesanded või harjutused, aga mul oli vähemalt tulemusi näidata, seega ma tundsin, et on reaalne šanss igale poole saada. Esimestel tööpäevadel võib-olla kõige suurem ärevus seoses sellega, et kas ma saan hakkama, et teadmata siis täpsemalt mida see töö ja need ülesanded endast kujutavad, et siis ikka võib-olla kuklas selline kerge ärevus, et kas nad valisid õige ja kas ma suudan panustada vaja hobid. Kindlasti hobidega tegelemine, olgu see küpsetamine, 3D modelleerimine, mis iganes, et lihtsalt millegis panustamine ja muidugi ka jõusaalis käimine, et see kõik aitab elu liikumas hoida, näidata, et midagi on tehtud ja tegemisel ja see ongi hästi oluline minu jaoks. Aitäh Taavi Meinbergile, kes on lõpetanud nii Astangu Kutserehabilitatsiooni keskuse kui ka Tallinna Ülikooli ja ka hiljem Tallinna Tehnikaülikoolis õppinud. Taavi töötab siis IT-maailmas, ta on ka õppinud siis IT nendes koolides, mida ma mainisin ja hetkel ta töötab Riigi Infosüsteemide Ametis. No nii, Remi ja Tom, mis tunded teile olid pärast kooli lõpetamist? Olite supermänid või muff nõudmiseni või olite hoopis käsnakallad? Ma arvan, et see esimene, et minul oli kutsevaliku õpe, mille ma lõpetasin ja mul tegelikult reaalseid valikuid ei olnud. Et ma pidin kohe sukelduma töömaailma, selleks oli siis Tervisetasku, mis oli juba sel ajal loodud ja sinna ma tööle asusin. Nii et ega mul väga palju valikuid ei olnud, aga ma arvan, et see töö mind just õpetab ja arendab, et kindlasti võiks seal kooliharidus olla, aga täna ma näen, et minu töö nõuab ikkagi sellist tähelepanelikkust ja distsipliini, et see arendab ka kindlasti. Kuidas sinuga, Tom, oli? Mina olin kindlasti superman sellepärast, et ma mäletan, kui see 12. klass läbi sai, siis oli suvi oli ees ja pidu ja pillerkaar kestis 3 kuud ja natuke peale. Ja siis lõi tegelikult elu mul jalad alt ära või see realistlikkus, et Superman kukkus maa peale
et mis nüüd edasi saab. Ja tegelikult aga mis aitas sind aitas, nagu ka Taavi kirjeldas, mis aitab tema nagu elus läbi lüüa, mis sind aitas sellel hetkel, kui sa Supermanina alguses taeva kõrgustesse tõusid ja siis maha potsatasid? Ma hakkasin läksin oma plaani juurde tagasi, et ma tahan 9. klassi lõpus oli selge, et ma tahan õppida sotsiaalteed. Ja läksin oma plaani juurde tagasi, hakkasin vaatama, et kus ma siis seda õppida saan. Ja siis ma avastasingi Tartu Ülikooli Pärnu kolledži kaugõppe. Et kaugõppe aitas mul ikkagi koos emaga käia ikkagi Pärnus korra kuus. Neljapäevast pühapäevani olid siis need õppesessioonid ja ema oli siis spaas, kui ma koolis käisin. Ja ega see ei olnud nagu halb aeg, aga teisest küljest ma veidi lükkasin edasi seda iseseisvumise etappi. Ja siis tol hetkel tõesti ma ei olnud selleks valmis. Sa oled pärit Kuressaarest. Just. Ja sa lõpetasid siis mis kooli Kuressaarest? Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Saaremaa Ühisgümnaasiumi. Ja sa lõpetasid selle siis nagu tavaklassis? Tavaklassis. Kas sellel ajal oli üldse ka mingid selliseid väikeklasse või kui sina koolis käisid? Ei, meie koolis selliseid väikeklasse ei olnud ja oli küll Haapsalu, see eriinternaatkool oli juba olemas. Korraks mõtlesime selle peale ka, aga koostöös siis kooliga mõtlesime, et teeme selle läbi ja võtsimegi reaalselt aasta korraga. Ja kui kuulajatel, vaatajatel teada anda, siis see oli kuskil mingi... No ma läksin esimesse klassi aastal 95, okay. Et ajad olid teised ja peab ütlema, et võib-olla oli see minu kasuks takkajärgi, sest ega mul läks see 6. klassika nagu üle kivide ja kändude ja lisaks sellele, et läks õppimine keerulisemaks, tuli väga mõnus puberteediaeg, ma olin üle peakaelani armunud, mul olid koolis 1, 2 ja 0. Ja siis said jälle rea peale? Ja siis me kodus rääkisime kõvasti ja siis olid pikad veerandid, 3. veerand oli väga pikk veerand ja siis ma need asjad parandasin 4. veerandil ära ja 4. veerandi asjad tegin ka veel ära, nii et see, aga armastusega läks ikka nihu, nagu ikka esimese armastusega läheb. Räägime pärast veel nendest eluarmastustest ja elutegevustest, aga Remi, mul on sulle küsimus, et sa ütlesid, et ka, kui sa nüüd Astangu eelmine aasta ära lõpetasid, et sa olid ka nagu superkangelane, et Tom rääkis siin, kuidas tema tuli pilvede alt mingil hetkel nagu maha. Mis sinuga vahepeal juhtunud on? Kas sa oled jätkuvalt superkangelane või ka sinul on tulnud ette siin, et pilvede peal maha tulemist? Kindlasti on siukseid hetki, kus on vaibud ära ja distsipliin kaob ära, aga minu suurimaks võiduks on ikkagi perekond selja taga. Et nad on mind alati lükanud külma vette, mitte kunagi ei ole siukest ninnu nännutamist, vaid kogu aeg käib see, et sa pead õppima, sa pead tegutsema, et mul siukest armumise faasi küll ei olnud, aga kui me nüüd lähme nagu ajas tagasi, et ma ise lõpetasin Tartu Erve Masingu kooli ja kuni 1. kuni 6. oli mul tavaõppekava, aga sealt läks edasi lihtsustatud õppekava peale. Kõik oli ilus ja tore kuni 8. kus me siis saime aru, et tegelikult meil ei ole enam suuri valikuid, sest lihtsustatud õppekavaga ei ole peale Astangu praktiliselt ühte kooli, mis oleks ligipääsetav ja hea keskkond, kus saaks nii-öelda õppida. Jaa, te juba nüüd rääkisid, et siin oma koolis käimisest, siis sina käisid, on Tom Saaremaal ühisgümnaasiumis ja sina Remi siis Tartus Masingu koolis. Kui te nüüd rääkida teie nagu eripärast, et mis on see teie selline eripära, mis siis koolis käimist nagu mõjutas ja teie elu, teil nagu siis on elus kaasa antud kanda? Remi äkki see on? Kindlasti füüsiline erivajadus.
see on A ja O, sest et ratastool täna ikkagi piirab seda õppimist, kui kool ei ole ligipääsetav. Et ma saan igapäevatoimingutega ilusti hakkama, sellega ei ole probleemi, aga selle PCI-ga on paratamatult nii, et ta süveneb. Ta ei lähe paremaks, seda saab ainult hoida. Ja selles mõttes, et Astangu oli ideaalne õppekoht, sest seal oli õpilaskodu ehitatud koos kooliga kokku. Ehk siis, kui on talveperiood on libe, siis paratamatult ratastoolis inimene ei saa ise sealt läbi lume. Ja see meid nagu päästiski, et tegelikult meil oli ka seal nii-öelda tugiisiku teenus, mida ma kasutasin, sest koolil endal kahjuks ei olnud neid tugiisikuid, kes seal aitaksid koha peal. Ja siis me tellisime väljast, et see mind nagu aitas ja kindlasti mul on nagu, sellest on väga kahju, et Astangut on ainult üks, tegelikult peaks üle Eesti olema kokku 4, sest ega Tartust inimene ei tule naljalt Tallinnasse. Jah, seda oleme aastaid rääkinud, et võiks olla ja mul selles mõttes on hea meel, et kutsekoolid on võtnud nagu teema aina rohkem südamelähedaseks ja selle nimel nagu tööd teevad. Et loodame, et mõnest kutsekoolist võiks saada ka selline nagu ütleme siis keskus, kus on Astangu-laadne üksus nagu juures või siis täitsa eraldi iseseisev. Ja Astangu puhul saab ju plussiks veel välja tuua, et seal on individuaalne õppekava. Ehk siis õpetaja ise korrigeerib seda, vaatab ja õppegrupid on väga väiksed, kuni 6 või 12, eks. Tom, mis on sinu eripära, mis on siis sulle kanda antud siin maailmas elus? Et meil on Remiga sama diagnoos, aga me oleme niimoodi erinevad, et mina liigun oma 2 jalal, aga olen käelises tegevuses ikkagi suhteliselt saamatu. Mul on enda kohta võib seda öelda, et mul on abi vaja kõikides tegevustes, mis eeldab käelist tegevust. Ja minu kool oli totaalselt ligipääsmatu, ehk et 4-korruseline kool, trepid mulle ei valmista raskusi, mitte et ma ei oleks alla kukkunud nii alla minnes või üles minnes igat pidi, aga jah, et aga kes sind aitas? Esimesest kuni 5. klassini oli mul tol ajal, nimetasime teda assistendiks. Tegelikult ta täitis isikliku abistaja ülesandeid, ehk et ta aitas mul mingi periood 1. ja 2. klassi koolis koju minna ja vastupidi, sest mul oli suur arvuti, kohverarvuti Victor 386, mis oli kaasas kantav, sellel oli 3 värvi, pruun, kollane, must, operatsioonisüsteem DOS, siis täpitähti seal ei olnud ja tegelikult me saime kohe aru, et minu õppetöö hakkab siis olema 100% arvuti taga. Ja tegelikult ja koolis, mis mul rasked olid reaalained, sest selline loogiline mõtlemine on seotud kõik käelise arenguga ja kuna mul see käeline areng, eriti just peenmotoorika, on väga nõrk, et siis tegelikult oli teada, et mul need sellised reaalained peavalu valmistavad. Lisaks see, et mul oli küll arvuti, aga kui inimesed hakkavad mõtlema, et kuidas nad täna mingid murdvõrrandid sinna Microsoft Wordi kirjutavad, siis tegelikult, jah, see on selles mõttes tähtis, et arvuti oli mul suur sõber, aga ka suur vaenlane, sest et kui ma avastasin, et need asjad on ikkagi seal keerulised teha, siis mida 6. klassi õpilane teeb, võtab sealt, ma ei tea, pinballi või mängib kaarte või hiljem ka interneti. Kas ma saan nagu õigesti aru, et praegu, et teil on, diagnoos on teil sama, aga kui nüüd võtta, nagu sa mõtled ajast tagasi, kas Remil oleks olnud see koolitee seal läbi lõigatud, sest et kuna Remi käia ei saada on ratastoolis, siis sinna klassi, kus sina nagu said minna, Remi poleks saanud minna? Tead, mina ütlen niimoodi, et aastal 95 vaadati rohkem inimese keskselt. Ja kuna keegi ei teadnud, kuidas asi käia võiks, siis oldi valmis proovima. Okay. Et ei olnud mingit Harnot või mingid muid tugisüsteeme,
vaid me mõtleme, et kas me saame hakkama või me ei saa. Remi, kuidas sina praegu tajud, et oma ratastooli tõttu, et kas sul on haridussüsteem olnud ikkagi ligipääsetav? Noh, ütleme, et Tartus meil oli ju masing oli ligipääsetav, et selle kohta ma ei saa midagi halba öelda. Et aga noh, ma täna ikkagi näen neid vajakajäämisi, et Tartus ju kutsehariduskeskust ei ole, mis oleks ligipääsetav ratastooliga, et see on Tallinn ainult või siis kuskil mujal veel, aga mul ei olnud lihtsalt tugisüsteem, oli ainult Tartus ja Tallinnas. Ehk siis ma pidin sellest lähtuma. Et noh, ta on suures pildis ligipääsetav, aga seal on palju nüansse, mis loeb. Kui on tegemist ratastooli inimesega, kes on ratastoolis, siis paratamatult seal tekib abivajadus, mis puudutab hügieenitoimingut, kõike muud. Ja kes see neid teeb, ikkagi hooldaja või hooldustöötaja, eks? Ja kui neid ei ole, siis on ju väga keeruline. Kas sa tunned, et hariduse puhul on midagi selle sinu nagu eripära tõttu on jäänud ka midagi nagu siis, ütleme siis vajaka? No füüsilises mõttes mitte, et ma saan ju ligi, küsimus on pigem selles lihtsustatud õppekavas. Et selle taha mul jääb ju täna kõik, et ma jäin ju IT-st välja sellepärast, et tegemist oli lihtsustatud õppekavaga. Teadmised olid niivõrd madalad. Astangul siis sa proovisid jätkata. Proovisin jätkata ja noh, see kahjuks ei õnnestunud, mis oli ka täiesti arusaadav. Aga noh, minu mõte on alati see, et lihtsustatud õppekavaga, see on ju vajalik. See teeb meil elu natuke lihtsamaks, ei ole nii palju stressi, on vähem pingeid ja lapsevanemal samuti, et ta ei pea lapsega seal kodus õppima kogu aeg. Aga et neil oleks ka midagi, mitte ainult IT, vaid midagi muud. Sest noh, me teame, et täna pagariks ja kokaks ei saa ratasturiga inimene minna, sest noh, see pagar nõuab ikkagi püstiseisvat tööd, eks. Et noh, seal on, et seal võiks nagu midagi veel olla, et noh, see on jah natuke selline laiem küsimus. Okay. Tom, et ehk siis, kui ma tulen korra Remi juurde tagasi, sinu nagu õpitee ennem, kui sa tööturule jõudsid, oli siis Tartu, Masingi, siis sa tulid Astangule ja siis sisenesid nüüd siis tööturule. Kuidas sinu see õpitee on olnud, et me rääkisime Tom juba ühelt poolt nüüd lõpuni, et sa mainisid, et sa õppisid Saaremaa ühisgümnaasiumis, siis pärast seda lõpetamist läksid Pärnu Tartu Ülikooli kolledžisse. Mida sa läksid õppima? Sotsiaaltöö korraldust või noh, rakenduslikku sotsiaaltöö korraldust. Mina pean ütlema selle, et mina võlgnen küll nagu väga suure tänu võlgnen oma klassikaaslastele, kes mind on tegelikult kõikides minu nendes koolitegevustes ikkagi aidanud, et lähen kooli, nad aitasid mul jopel seljast, arvuti välja, no mis iganes trikke veel vaja teha oli, et kõik trikid said tehtud nii koolis kui väljaspool kooli ja tegelikult kõik tänu sellele, et mul olid klassikaaslased, sellepärast, et assistent ütles ka, et Tom, et tegelikult mul ei ole, et assistent ütles, et mul ei ole mõtet siin käia. Okei, et klassivennad ja õed aitasid. Aga kui sa nüüd sattusid mandri peale siis mandri eestlaste keskele, et siis kas seal Pärnus, kuidas oli su aitamise ja toetamisega? No selles mõttes samamoodi koolipäeva jooksul aitasid mind kursaõed, sest jah, mõned kursavennad ka, aga nad kadusid mingi hetk ära. Aga et tegelikult kaugõppes ma käisin ikkagi peretoel, et kes siis aitasid väljaspool seda. Aga tegelikult on mind terve elu ikkagi nii-öelda draivinud suurtel sammudel ikkagi sõbrad. Sõbrad. Ja kindlasti ka ema, jah? Ja absoluutselt. Ema selles mõttes, et ema on mulle alati andnud vabad käed, toetab, et meil lapsepõlves oli samasugune mindset pandi paika, et pea on su see tööriist ja mina aitan sind füüsiliselt, et ma toetan sind kõiges ja eks see ema süda on ikkagi ema süda ja eks ema süda jääb alatiseks ema südameks, et isegi kui ma olen 37 või 50 ja emale pikka iga, et eks ta ikka muretseb ja küsib ja uurib. Et põhimõtteliselt, kas te nõustute, et siis ikkagi te olete saanud ikkagi kooliteel
piisavalt tuge, et siis omandada see haridus, mis teil täna on, et olgu see siis olnud siis sõbrad, lähedased, perekond või võib-olla ka siis kool ja riik. Ja absoluutselt, kool ja riik samamoodi. Ja kool ja riik ja ma tahaks Astangu puhul kiita ka veel eriti seda nii-öelda juhtkonda kui ka neid töötajaid, kes seal on. See on ääretult tänuväärne töö, mida nad teevad, nad abistavad, nad lähenevad individuaalselt, seda ei ole igas koolis. Masingus seda mul ei olnud. Et mul oli pingevaba päev, ma sain rahulikult olla, mul ei olnud mingeid probleeme, mul olid väga toredad klassikaaslased, kes mind aitasid samamoodi nagu Tom mainis. Et nemad on ka see sotsiaalne pool, et me see sotsiaalne pool ei tohi ära vajuda. Tihti peale erivajadusega inimesel vajub see ära, sest kas ta mandub kodus või mujal, eks. Et mul olid ikka väga tored ja me käisime väljas, tegime lollusi, et see ka ei kaoks ära. Kui on erivajaduse inimesega tegemist, siis tal peab olema sammuti see sotsiaalne pool ja see peab olema nagu tagatud. Mis see, Remi, sul on, kui nüüd kooli ajale praegu tagasi nagu mõelda, on ta siis Masing või on see Astangu, mis on see üks asi, mis sa praegu ütleksid, mis on nagu nii meelde jäänud? No kindlasti ma käisin Töötukassal esinemas Astangus nii-öelda Töötukassal esinemas ja see oli nagu tohutult meelde jääv. Seal oli 100 inimest kuulasid, väga pingeline, aga mis mul tagas selle nii-öelda rahulolu oli see, et mul õpetajad olid kogu aeg selja taga. Ma teadsin, kui mingi probleem tekib, ma saan nende poole kohe pöörduda. Et see oli nagu kõige süksem meelde jäävam. Tom, mis sulla kooliajast enim meelde on jäänud? Või üks asi, mis on selline, mida sa tahaksid jagada? Ma kindlasti jagan 2 asja. Et kindlasti on õpetajad, sest õpetajad vahepeal ütlesid küll, et Tom, ma ei tea, kuidas ma sinuga nagu toimetama pean. Sa räägid Saare peal nüüd? Saare peal, jah. Aga vaatame, et proovime, lähme edasi. Üks lahe lugu, mis tegelikult tahaksin rääkida, oli üks mate järeltöö, kus ma tihti käisin ja spikker oli mul arvuti all. Aga kuna ma olin siis... olin viimane alati tihtilugu seal mate järeltööl ja õpetaja aitas mul selle arvuti tavaliselt kotiga. Ta kontrollis mul selle töökoha arvutist ära, ütles, et okei, saad 3 kätte või näed, tuleb veel tulla. Ja siis ma mõtlesin, et aga mis ma kurat selle spikriga peale hakkan. Ja ma sõin lihtsalt 4 lehekülge. 4 lehekülge spikrit umbes 15 minutiga tükkaaval ära. Jah, okei. Ehk et see näitab seda, kuidas tegelikult pead kohanema oma selle saamatusega. Jah, see on võimas lugu, Tom. Kas ma lihtsalt korra uudishimust küsin, et kuidas see suseedimisele mõjus? Ei saanud arugi. Ei saanud arugi. Järelikult äkki õiged vastused sul seal pikri peal. Väga hea. Siin sellises heas positiivses meeleolus on hea hetk teha väike paus, et meil siin stuudios, et te saate ka hinge tõmmata ja siis saame edasi minna ja vaatame ühe vahelõigu ära, vaheintervjuu siis uuesti Taavi Meinbergiga ja siin on, mul on hea meel öelda, et selle intervjuu on teinud, Remi, sina oled teinud selle, et selle saate valmimise käigus, valmimise käigus, ma mõtlen siis selle perioodi jooksul, oled ka sina nagu arenenud, et sina oled praegu see, kes viimastes saadetes on meil intervjuusid teinud. Ja see on ka ääretult hea kogemus, sest et intervjueerimine on ju minu jaoks on alati keeruline. Ta nõuab sükest julgust ja sa pead ikka läbi mõtlema, kuidas küsida. Ja see on ka nagu avardanud seda nii-öelda silmaringi, et ääretult hea meel on olnud seda teha. Aga head kuulajad ja vaatajad, vaatame siis, mida siis Taavi ja Remi omavahel vestlesid ja siis liigume edasi. Miks valisid just Astangu keskuse? Astangu keskusest ma teadsin põhikooli lõpupoole juba, kuna mõned põhikoolikaaslased olid sinna edasi läinud ja ausalt öeldes Astangu oli ka ainuke kool, mis pakkus seda eriala, mis mind kõnetas, et just see tarkvaraarenduse pool oli hästi-hästi põnev. Kas läksid peale Astangu keskust kuhugi edasi õppima? Jah, ma läksin sealt otse ülikooli edasi ja bakalaureust Tallinna Ülikooli edasi õppima, ka nii-öelda IT-informaatika eriala. Mis sul on koolidel kõige rohkem meelde jäänud? Astangu perioodist kindlasti jäi meelde see, et sõpradega vaatasime ühikas droonide mängu kõige uuemaid episoode, kui need välja tulid, hästi põnev. Vahest jääme tundi selle pärast hiljaks, nii et vabandust klassijuhatajana, aga muidu oli jumala põnev õppekava.
see, mis meelde jäi, sest mis tegi selle huvitavaks, oli see, et erialaainetes olid oma ala spetsialistid ja nad tõesti ka nagu tekitasid endas seda kirge kui sellist. Kus sa praegu töötad? Praegu ma töötan Riigi Infosüsteemi Ametis, olles X-te tootejuht ja siia ma sattusin ka tänu Astangu praktikale. Mis oli kõige keerulisem hetk Astangust minna tööle? Kõige keerulisem, seda on raske öelda. Kõige keerulisem Astangul kindlasti oli esiteks praktikakoha leidmine. See oli suur väljakutse, kuna tuli konkureerida ju ka nende ülikooli enda tudengitega, kes samamoodi oma õppeainete raames otsisid praktikakohti. Aga ma ei tea, ma arvan, et Astangu endis piisavalt hea erialalise ettevalmistuse, et ma ei mäletagi, et oleks otsest nagu mingit keerukuskohta tekkinud. Mis sulle sinu praeguse töö juures kõige rohkem meeldib? Väga palju asju. Praeguse töö puhul on hästi kihvt kollektiiv, nii otseselt osakonnas kui ka majaüleselt. Pluss ameti poolest tootejuhina mulle meeldib see, et need väljakutsed, millega igapäevaselt tegeleda, on nii varieeruvad ja seinast seina, et ei ole igav hakanud peale 8 aastat. Kuidas õpitu on sind praeguses töös aidanud? Õpitu aitas mul praktika jooksul silma torgata. Selles mõttes, et ilmselgelt Astangul õpitu põhjal ma sain praktikal antud ülesanmetega hakkama, aga puhtalt ka see motivatsioon, mis sealt nagu kaasa anti või sain, aitas nii-öelda praktika juhendajale silma torgata siis, kui nad otsisid täiendavat meeskonnaliiget. Mida sulle koolis ei õpetatud, aga on tööl vaja läinud? Ma arvan, et rohkem selliseid pehmeid väärtusi, et kool andis väga hea erialalise ettevalmistuse kindlasti, aga kindlasti elu jooksul olen õppinud ka nii-öelda rohkem introverdina võib-olla inimestega koos töötama, et kuidas nii-öelda, päeva lõpuks me kõik töötame mingi asja realiseerimise, mingi ühise eesmärgi saavutamise nimel, et kindlasti seda mõista siis olla ikka lahendustele orienteeritud ja nii-öelda, kui mingi probleem tekib, siis just keskenduda, kuidas seda lahendada. Mida soovitaksid tänastele õppijatele, et nad leiaksid tulevikus tööd ja saaksid paremini hakkama? Peale hakkamist. Selles mõttes, et üks asi, muidugi on töö otsimisel need nii-öelda oskuste filtrid ja kriteeriumid, aga olles ise ka värbamisega, kandidaatide intervjueerimisega tegelenud, siis hästi palju oleneb isiksusest, kuidas sa suhtud väljakutsetesse, kas sa näed neid kui probleemidena, kas sa näed neid võimalustena midagi teostada, midagi lahendada, et just see, ma ei tea, initsiatiivikus ja positiivne suhtumine on hästi-hästi vajalik. Aitäh! Absoluutselt. Aitäh Taavile ja aitäh Remile hea intervjuu eest. Ja siit ongi hea minna edasi ja küsida nüüd Tom sinu käest, et kõigepealt oli turvaline kodusaar. Siis sa läksid, tahtsin öelda, peksupealine Pärnu, ta mingi aeg oli tänada. Ma olen muidugi, mina võin seda nalja teha, sest ma olen Pärnu Sütevaak humanitaargümnaasiumi lõpetanud ja Pärnu on mulle väga, väga armas koht. Et nii, läksid turvalisemasse kohti ikkagi siis Pärnusse, kus on nagu meri. Kus on meri ja mõnus ikkagi Saaremaale selline natuke lähemal ka vist just on. Ma mõtlen kilometraažilt on küll. Ja siis toimus sinul elupööre, et otsustasid tulla lausa siia Tallinnasse, džunglisse. See on ju täiesti džungel siin, et siin nagu alastust ei ole, et ütleme niimoodi, et siin inimeste pisaraid ei usuta. Et miks selline valik siis pärast Pärnut? Ja tegelikult, kui me räägime nendest ülemineku etappidest, siis tegelikult see ongi minu elus vähemalt kõige keerulisem olnud, sest kui Tartu Ülikooli Pärnu kolledž sai läbi, paber oli käes, rakenduslik kõrgharidus, sotsiaaltöö, siis ma mõtlesin, et aga mis nüüd edasi saab.
et siis oli jälle suvi vahel, ma olin Superman, jälle kukkusin alla. Aga seekord tahaks öelda, et oskasin kukkuda, ei osanud. Sellepärast, et hirm elu ees oli tegelikult suuremaks läinud. Ehk et ma mõtlesin, et ma olen 21-aastane, ma elan ikka emaga koos, mis must siis saab. Ja nii nagu ma ütlesin, et ema jääb emaks, ema muretseb, ema noomib, ema küsib, kas see on mõistlik. Aga kõik mu sõbrad olid selle 4 aasta jooksul elanud iseseisvalt ja elanud teadagi, mis elu. Et esimesed aasta 1,5, õpitakse, aga pigem vähe, aga pigem elatakse seltsielu. Ja tegelikult see oli mul hinge peal ja see õhtu lõppes suure nutuga, et mina nutsin haletsusest ja hirmust. Ema nuttis ka kindlasti haletsusest ja juhtus see, et 2 nädala pärast kolisin Tallinnasse. Ja juhtus see, et olin oma ühe naissoost sõbraga aus ja ta ütles, et okei, Tom, et sina tuled aitad mul last hoida ja mina aitan sind su füüsilistes tegevustes. Ja 2 nädala pärast siis olid rollid vahetunud. Minus oli hirm, eks ole, mis edasi saab, aga samas põnevus, see mind enam nagu nutma ei ajanud. Aga mäletan hästi seda hetke, kuidas me seal tühjas korteris emaga tegelikult ka selles mõttes nutsime, et nüüd on see samm tehtud ja emal tuli päriselt minust lahti lasta. Ja nii see läks. Leidsin töö Statistikaametis, tegime sõnadest numbreid, oli 2011 aasta rahvaloendus. 2011? Jah, suur rahvaloendus. Aga seltskond oli põnev, et meid oli 130-140 inimest seal tööl. 15-16 võib-olla olid mehed, ülejäänud olid naised. Ja väga lõbus aeg oli see. Et siis ma sain selle kätte, mis mul jäi saamata, aga mõni aeg hiljem siis. Väga. Remi, kuulsid, Tallinnas on lõbus. Peab hakkama mõtlema. Ma pean nüüd su käest küsima seda, et sina lõpetasid Astangu on ju eelmine aasta ja sul oli võimalus põgeneda vaimupealinna rahulikku kantsi Tartusse, mis on ka väga mõnus kant. Ma ikka käin kord kuus seal oma pojal külas, kes Tartu Ülikoolis õpib, et siuke nagu väga mõnus kant on ja kõik on siuke nagu mõnusam, rahulik ka. Nii, aga ometigi, sina oled otsustanud ka jääda siia džunglisse, et mis sind siin hoiab? Ma arvan, et mind hoiab see Astangu keskus, sest ta kutsub mind sinna kogu aeg. Ma lähen sinna, ma olen nagu oma inimene. Ja kuna minu mõte oli tegelikult see, et ma teadsin, et peale Astangut ma edasi ei saa, et ma võtan selle tööalase rehabilitatsiooni. Sealt ma saan siis teenuseid, on see käeline tegevus, psühholoog ja nii edasi. Ja siis ma ju tegelikult tulin ju selle ettepanekuga, et teha hoolimise lauanurk. Just. Ja tänu sellele ma ju tegelikult siin ka käin, et kui seda täna ei oleks, siis võib-olla nii palju ei käiks. Et mind väga huvitab see erinev elu, et ma saan, mul on vahelduv keskkond ja et ma suhtlen erinevate inimestega. Ma arvan, et see sotsiaalsus hoiabki mind siin ja samamoodi Tartus ka, et ma ei ütleks, et ma nüüd päris Tallinnale olen pigem Tartu inimene. Et need on need lood, jah. Ma tahaks ühe asja võib-olla välja tuua. Ja, Tom, palun. Mis mind Astanguga tegelikult seob, et ma olen ju Astangul käinud nii ülikoolide raames ja nii edasi, aga ma olin Astangul ka klienditöö praktikal, kus ma tegelikult elasingi 6 aega Astangul. Ja tegelikult sealt ma sain selle kindluse, et kui mul käib hommikuti isiklik abistaja, ja õhtuti ka, aga seda siis kokkuleppeliselt, et siis ma saan elada nii iseseisvat elu, kui ma siis saan elada. Ja tegelikult Astangu andis mul selle teadmise. Muidugi oli seal ka inimesi, kes ütlesid, et ei Tom, et see on liiga keeruline või et sa ei kujuta seda ette, aga ma ei uskunud neid. Ma tahtsin seda ikkagi proovida ja mul on hea meel, et tegelikult elu on näidanud, et see on võimalik.
Aga siit ongi praegu edasi minna, sa nagu ütlesid, et alati on ka selliseid inimesi, kes on rohkem skeptilisemad, pole nii optimistlikud, võib-olla ka iseenda suhtes on, et ja jätavad selle tõttu võib-olla midagi õpetamata või edasi andmata oma teadmistesse teisele osapoolele. Kas Remi, kui nüüd mõtled kooli ajale tagasi ja sa mõtled praegu, kuidas sa toimetad, kas on mingi selline oskus või teadmine, mida nagu sulle koolis kaasa ei antud, aga sa tunned, et see tuleks mulle praegu abiks? Ma alustan ka sellest kõigepealt, et Astangu andis mulle samamoodi täieliku iseseisvuse, sest sa oled ikkagi aasta aega ühikas. Sa oled vanematest täiesti eemal, sa oled nagu piltlikult sa oledki džunglis. Tartu on ikkagi sellega võrreldes väike ja see kõik see uus keskkond. Aga ma arvan, et tänu sellele ma täna siin istun ja olen ja teen. See Astangu mulle andnud selle kindluse, et ma saan ise hakkama, ma tulen toime ja just see, ma arvan ka, et see vanema poolt see lahti laskmine on hästi oluline, et me ei hoia teda vati sees. Mis puudutab nüüd seda, et kas mida Astangu võib-olla ei andnud, mina oleks oodanud sellist rohkem sükest distsipliini, rohkem tunde. Kuvas on ikkagi niimoodi, et sul öeldi 12 läbi ja mine nüüd ühikasse. Et ma oleks tahtnud rohkem sükest praktilist ettevõtte külastusi, kõike sellist, et mind väga ettevõtlus huvitab. Ma oleks tahtnud sinna rohkem süveneda, ma tegin ka selle ettepaneku tegelikult rühmajuhendajale, aga mulle öeldi, et ei, kahjuks ei ole võimalik. Et üks ettevõtte külastus meil oli ja mulle öeldi, et kahjuks siin ratastooliga ei saa, nii et jää ühikasse. Mis on ääretult kahju tegelikult, sest ma ju näitan huvi üles, et ma tahan, eks. Et ma loodan, et see asi, ma olen kuulnud, et nüüd see on paranenud, kõiki kaasatakse ja tunnid on ka pikemad. Et tegelikult, kui meil on niimoodi, et tunniplaanis on kell 4 lõpevad tunnid, siis see peaks ka nii olema. Et ma ei pea passima niisama tühja. Aasta on ju väga lühike aeg ja selle ajaga sa jõuad, peab inimene arenema. Aga kui sul seal tund ei ole, mille põhjal areneda, kuidas sa siis üldse arened, eks? Tom, kas sul on midagi, sa mõtled kooliajale tagasi? See on nüüd pikk elu juba selja taga. Et kas midagi, mida oleks võinud koolist ikkagi kaasa anda? Näiteks seda nagu genialistide laul on, et õpetajad naeratusega ei saa läbi või mis oli, kuidas see käib kõlas, et naeratusest ainult ei piisa elus. Naeratuses elus ei piisa, aga peab ütlema, et positiivsus on abiks. Aga mina võib-olla tunnen, et ma oleks võinud tegelikult iga õppeaasta tegelikult olla mates ja keemias ja võib-olla isegi vene keeles tegelikult suvetööl. Et ma tegin nad küll hambad ristis, tegin alati ära, aga just siis, kui ma olin direktorile lubanud gümnaasiumi sisseastumiskatsetel või vestlusel, et direktor küsis, et Tom, et mis sa siis nende mate, keemia ja vene keelega ette võtad? Mina teatasin pidulikult, et rohkem piitsa ja vähem präänikut. Ja samas 10. klassis olin ma esimest korda suvetööl nii mates kui keemias. Et nii palju siis sellest piitsast ja präänikust. Aga tegelikult ma õppisin seal seda, et õpetajal ongi minu jaoks aega. Mul need mingid asjad selgeks õppida, kus mul need vajakajäämised tulid. Et ma oleks tegelikult pidanud olema veel 2 nädalat koolis käima, et siis õpetajal oli minu jaoks aega. Okay. Et mingid asjad nagu selgeks õppida. Jah, see turvaline keskkond ikkagi, mis aitab kiiremini omandada asju. Just see aeg. Et ega suvetöö, käisid ka täiesti tavalised õpilased, kellel ju ei ole mingit liikumispuuet ega mitte midagi. Käisid üldse omamoodi suvetööl ja ega täna ma saan ju sellest aru, et mitte ainult laiskusest, muidugi oli seal inimesi, kes käisid ka laiskuses suvetööl, aga ikkagi inimestel on ka neid asju, mis ei paista välja, et mul ja Remil on hästi, spetsialist vaatab peale, õpetaja vaatab peale, liikumispuudega poiss, üks liigutab käsi, teine tegutseb arvutis, okei, mõtleme, kuidas me tegutseme, aga kui ikkagi inimestel on tegelikult teemasid, mis vajaksid rohkem läbirääkimist, mis ei paista välja, aga mis on neile keerulised, siis nendel noortel tegelikult on ikkagi üsna keeruline
avaneda. Ja enamus erivajadusi ei paista veel. Just, enamus ei paista välja, jah. Ma lisan ka siia, et seda erivajadusega noort tegelikult peaks kuulama, teda ennast peaks kuulama, mida ta avaldab. Jah, need mõtted vahepeal võib-olla ei ole sellised, kõige ideaalsemad, aga oma arvamuse avaldamine on alati õige ja seda, ma näiteks Astangu põhjal alati kuulati. Me rääkisime pikalt, võib-olla see tund isegi läks nii ruttu, et me ei jõudnudki matemaatikani, aga see vestlus just temaga, et ta saab avaneda. Kodus tihtipeale võib-olla mõnel on perekondlikud asjad, et see kool tegelikult andis selle avanemise ja selle sotsiaalne poole. Okei, aga liiguksid nüüd tööturu poole, et kui nüüd mõelda sellele hetkele, kus pidite tööturule sisenema, et mis oli see võib-olla kõige raskem sellelt koolilt tööturule minemisel? Jaa, mina võin küll öelda seda, et ma mäletan täpselt seda hetke, kui ma Tallinnasse kolisin, et mul ei olnud raha ja mul ei olnud tööd ja mul oli korter, mille juba tuleb sissemaks maksta ja kohe kommunaalid ja nii edasi. Aga ma lihtsalt kandideerisin. Ja siis tegelikult ja oli seal väike katsetöö, mingi Wordis ja kuidas arvutit oskad käsitleda. Ja ma sain selle töökoha siis selle Statistikaametis. Ja tegelikult ma hiljem sain siis selle inimesega kokku, kes mind värbas. Aastaid hiljem ühe hoopis teise projekti käigus. Ja siis inimene tuli mu juurde, küsis, et Tom, mäletad, et ma võtsin siin Statistikaametisse tööle, et ma olin see värbaja. Siis mul oli, et jaa, et suur tänu, et aitäh, et sa aitasid mul elus edasi minna. Ja tegelikult siis ta ütleski mulle, et tead, et ma tahtsin sulle võimalust anda. Ja see oli tema võimuses ja ma olen talle väga tänulik, et ta seda tegi. Ehk et tuleb võimalus anda. Ja tuleb, ma saan aru sinu sellest, et üks üsna keeruline, raske on ikkagi alustada ka kandideerimisest, kui sa pole kunagi kandideerinud. Jaa, väga raske, et seda peaks koolis nagu õppima mingi võlt CV-dega, et aeg-ajalt kandideerima kuskile. Remi, kuidas sina iseloomustad oma õppeprotsessist edasi minekut tööturule, et mis need olid sinu jaoks peamised raskused? Peale kutsevaliku õpet me ju tahtsime IT-sse saada, nagu ma olen rõhutanud, aga me ei saanud. Ja siis tekkis kohe teadmatus. Aga mis me nüüd teeme? Meil ei olnud tervisetasku portaali, ma ei olnud seal nii sügavasti veel seeseks ja hakkasime siis mõtlema. Välja mõtlesime selle, et algus võtsime koolitused, et äkki midagi juurde võtta, et kuidagi areneb. Aga siis vaatasime, et kuna täna on tehisintellekt on päris tugev, siis võib-olla sain sinna tervisetasku portaali kirjutada nii-öelda lugusid ja otsida, mis oli ka, seda oli vaja teha. Et meil oli nagu valik, et kas me võtame siis inimese või ma lähen ise sinna. Ja ma otsustasin, et ma lähen ise ja täna ma seal olen, aga ikkagi see oli nii kuidagi kokku sattumus. Et see on ju läbi mõeldud, see tuli lihtsalt läbi juhuse tahte, eks. Et palju oli teadmatust, aga ma arvan, et täna me oleme sellest nagu hästi välja tulnud. Ega ma ei kujuta ette, tavatöökohal oleks täna väga raske hakkama saada ikkagi, et see kiirus on nagu ta on, võib-olla haridus ka, eks, et seal oleks vaja ka mentorid kõrvale või sükest, et täna on ikkagi see, et mul on tugiinimesed on kõrval, eks aitavad, vahepeal annavad nõu, aga jah, et selle töökohaga ma olen kindlasti rahul ja seal selles töökohas on ka see, et sa saad palju areneda. See on, ei istu ainult 8 tundi, vaid ikkagi liikuv, saad projekte kirjutada, mõelda kõik, et milline on sinu klassikaline tööpäev või seda klassikalist tööpäeva ei olegi, see on nii erinev, aga kirjelda veidi oma millised tööpäevad sul välja näevad? Hommikul tulen tööle, ütleme 8 ja siis istun arvuti taha ja võtan kohe Delfi ja Postimehe lahti ja hakkan vaatama, mis päeval, mis hakkab toimuma, et ja Facebookis vaatan, kes midagi kirjutab ja siis vaatan, kui meile see portaali sobib, siis panen ülesse ja vahepeal tahan, me ju teeme seda hoolimise lauanurka, et siis tuleb ka Tallinnas käia, eks tööalane rehabilitatsioon, et ta on hästi liikuv ja süke arendama pead kogu aeg. Mõtlema, kuidas seda nagu paremaks saada ja efektiivsemaks. Nii, Tom, kus sa täna töötad? Täna ma töötan Eesti Töötukassas ja olen tööandjate nõustaja. Milline sinu tööpäev siis välja näeb, kui Remi kirjeldas oma tööpäeva? Minu tööpäev näeb sarnane välja, lähen kontorisse, aga või siis lähen ükskõik mis Eestimaa otsa, kus mind ootavad tööandjaid, kellele siis teha seminare
kas on see liikumisteema või mingi muu teema, et siis juhul, kui mina teemat ei valda, et siis me leiame inimesed, kes valdavad ja ikkagi käia ka tööandjate juures. Mis teile töö juures enim meeldib? Ma mõtlen selles mõttes töötamise juures. Ma arvan just see liikuvus, et sa suhtled nii paljude inimestega. Sa eriti selles sotsiaalvaldkonnas, kus täna, ütleme, meie ikkagi oleme aktiivsed. Ja see on ka minu jaoks uus valdkond, et seal peab hästi palju nagu pingutama ja eriti kui sa sukeldud sinna noorena, sul ei ole ju väga palju kogemust. Et see on hästi nagu huvitav, et sa saad paljud inimestel suhelda ja ta on erinev. Et vahepeal istud kontoris, aga vahepeal tuleb välja ka minna ja nii-öelda müüa seda nii-öelda nagu tervisetaskut, et sinna ka tuleks inimesi ja kirjutaks oma arvamuslugusid. Tom? Mulle meeldib see, et nagu olete kuulnud, Töötukassas on väga palju muutuseid. Et mõnes mõttes on see viimased 2, võib-olla isegi 3 aastat hästi närvesööv olnud. Aga Töötukassa organisatsioonina on ikkagi Eesti ühiskonnas jube tähtis. Et kui me räägime sotsiaalvaldkonnas, töövaldkonnas, see kõik on nagu nii tihedalt läbi põimitud, et enne ma töötasin siis juhtumikorraldajana ja tegelesin siis tervisetakistustega inimestega ja nende tööle aitamisega. Täna ma siis tegelen tööandjatega, et tohutult palju on muutuseid ja see on põnev ja mulle iseenesest meeldib see, et saab palju liikuda. Teine asi, mis mulle meeldib see, et Töötukassa tegelikult toetab seda, et kui sa avaldad arvamust ja on okei ka mina sihtgrupi esindajana tegelikult peangi ka kritiseerima neid kohti, mis tegelikult võiksid paremad olla. Ja eks me ühiskonnas ju tegelikult näeme, et palju asju võiks paremad olla, võiks olla teistmoodi. Teine asi, mis mina ka ütlen, on alati see, et ka inimesel on oma vastutus, eks ole. Et mis võiks olla ühiskonnas tänapäeval teistmoodi? Täna me ühiskonnas räägime hästi palju, et mis on valesti. Et inimesed istuvad pisut nagu oma mullis ja et tulge tehke midagi. Aga tegelikult meil on alati endal võimalus midagi ära teha. Ja küll, me ei saa kodust välja, aga siis tuleb kohalik omavalitsus appi. Ja kui ta ei tule, siis me teeme lärmi, et ta tuleks. Ja kui ta tuleb ja inimene saab kodust välja, siis juba saavad asjad minna paremaks, eks ole. Et meil on alati võimalik minna õppima. Kui me ei saa kooli sisse, tegeleme probleemidega, eks ole. Et täna Remi tegeleb probleemidega, see teema on tegelikult õhus, saab käia kursustel, saab kuskil edasi minna. Internet on kursuseid täis, eks ole, et mitte ainult tasulisi, ka tasuta kursuseid. Et ma näen veidi seda ja selline, ma tahangi öelda, et oma vastutust inimesed ei taha võtta. Ehk siis me räägime, et meil on hästi palju mida inimesi, et kõik teavad, mida tuleb teha, aga kuidas inimesi on vähe, et kes tuleksid ja haaraksid initsiatiivi ja siis teeksid midagi. Ja ma olen sellega nõus, et mida inimesi on nagu palju. Remi, et me rääkisime praegu, mis on töö juures, mis teil meeldib. Et mis on töö juures sellist, mis sulle ei meeldi, aga millega ja kuidas sa seda nagu siis lahendad? Ütleme, peamine probleem on, või ütleme, mida võib-olla ei taha teha, on ikkagi see nii-öelda kontoris istumine. Mulle meeldib hästi palju liikuda ja tegelikult mulle see 8 tundi kontoris üldse kuidagi ei sümpatiseeri, eks. Aga seda tuleb ka vahepeal teha ja ma arvan, et elus on raskeid hetki alati, aga nendest tuleb lihtsalt üle olla ja pingutada, et kui me ei pinguta, siis me täna ka ei jõua kuskile. Et see on üks asi, aga ma ei ütle, et ta nüüd päris ei meeldi, ta on lihtsalt selline tüütu. Tom, mis sa nagu mõtled, mis on sinu jaoks töö tegemisel selline, so, aga pean ja kuidas sa toime tuled? Minu tegelikult elus üldse oma selle abivajaduse tõttu ma pean jube palju ette planeerima. Et kuidas ma välja saan, kui ma lähen, kes mind aitab, Aga
ühest küljest on see väsitav, aga teisest küljest, kui ma hästi reaalselt võtan, siis see on minu elu, eks ole, ja kui ma sellega ei tegele, siis mis minu need valikud on, istun kodus ja mis ma seal nagu edasi teen, eks ole, et ma tean, et koduseinad saavad ruttu inimestele väga armsaks ja kui ikkagi hakkad sinna jääma, siis sealt välja on väga raske tulla. Et see vähemalt praegu mind ikkagi drive'ib. Kui nüüd teiepoolsed sõnumid näiteks noortele, et milleks nad peaksid valmistuma ikkagi nüüd, kui kool saab läbi ja võt see tööturg tuleb, milleks nad peaksid olema valmis rohkem? No mina ütleks kindlasti, et üks asi on valmis, aga teine asi on koolis on praktika, mis kestab umbes 6 aega. Et sealt tuleb võtta maksimum, sest tihtipeale on praktika koht on potentsiaalne töökoht. See annab sulle kogemusi ja nii sa saad ka edasi tööturule. Et mida rohkem sul pusletükke taskus on, seda lihtsam on sul elus hakkama saada. Ja paratamatult, mulle näiteks tänaste noorte puhul natuke häirib see, et meil on seda laiskust, et küll vanemad teevad ja me ei pea ise midagi. Peab küll, me peame ise pingutama, kui erivajaduse inimesed on täpselt samamoodi, et kui me tahame, et me saaks kodust välja, me peame ise tegema häält, me peame rääkima, me oleme ise need eest kõnelejad. Keegi teine seda meie eest ei tee. Et see on nagu selline sõnum ja ikkagi see praktika koht, jah. Tom, mis soovitus oleks? Mina ütlen ka praktika koht, et mina ka ükskord käisin täiesti vabatahtlikult, käisin Sotsiaalministeeriumis hoolekandeosakonnas praktikal, kirjutasin motivatsioonikirja, miks ma tahan tulla. Ma isegi ei eeldanud, et ma sinna tööle saan ja ei saanud ka, või ma ei üldse juurinud ka, vist nii väga ju siis ei tahtnud. Aga see praktikal käimine oli lahe, et mulle hästi meeldis ja et näha, et lihtne on alati öelda, et ametnikud on rumalad ja midagi nad ei tee, aga vähemalt nagu ministeeriumite tasandil siis alati mingi töö käib. Ja tõesti, ega tavainimesena mõtled küll, et keegi midagi ei tee, räägivad küll, et teevad tööd, aga asjad võtavadki tohutult aega, nagu, see ei ole nii lihtne, eks ole. Ega ma ei ütle, et Eestis ei ole ametnikke, kes teeksid oma seda tööd südamega, et kindlasti on neid ülejalalaskeid ka ja eks see poliitika tasandil, poliitika, nagu me teame, see on poliitika, eks ole. Et kohtume ka nagu selles mõttes avaliku võimu esindajatega, aga et need muutused ei sünni nagu üleöö ja et nipsust ei sünni parem riik. Et ma olen just täna arutasin emaga, et mõtleme näiteks 20 aastat tagasi, et kus me olime. Et jah, olid teised ajad, teised majad, koolid, eks ole, aga tegelikult kui palju paremat elu me tegelikult elame täna kui näiteks 10 aastat tagasi. Nooremad mehed siin mõtlevad 5 aastat tagasi, eks ole, et kui palju rohkem võimalusi meil ikkagi täna on ja kui teadlik on ikkagi ühiskond, et jah, täna me Remiga räägimegi jälle selleks, et ühiskond saaks paremaks paigaks, aga me ikkagi anname siin ka hoogu, et inimesed ise saavad päris palju ära teha. No nii, aitäh teile praegu. Meil on üks lugu veel vaadata. Remi käis ja vestles ka Astangu kunagise vilistlase Kristjan Gregoriga. Vaatame, mis Kristjan räägib oma tööelust. Mis eriala sa õppisid Astangu keskuses? Ma õppisin, algselt olin kohanemine kursus ja siis sealt mulle meeldis nii väga pagar ja siis ma otsustasin, ma lähen pagari kondiitri eriala peale. Miks valisid just Astangu keskuse? Astangu keskuse algselt ma ei teadnud Astangust midagi, aga kui ma käisin vist Adelis, Adeli oli vist nimetus, Adeli rehabilitatsioonikeskus vist, kui ma eksi, siis sealt mulle anti teada, et soovitati, et kas sa ei sooviks siia Astangule tulla. Ja siis siin ma olen. Kas läksid pärast Astangu keskuse lõpetamist edasi õppima?
Jaa, mul oli tegelikult juba kui pagari teine aasta oli juba seal poole peal, siis oli juba mul mõte see, et minust peab saama kokk ja siis ma läksingi Viljandi kutseõppekeskusesse. mis on kooliteel kõige rohkem meelde jäänud? Kooliteel kõige rohkem meelde jääb kindlasti saarjoki trennid, siis kindlasti Pealtnägija, kus mind tuldi intervjueerima ja kus ma ei teadnud sellest mitte midagi. Ning ratastooli korvpall. Kus sa praegu töötad? Praegu töötan Solarise Vapianos. Mis oli sinu jaoks kõige keerulisem samm koolist tööle minna? Kindlasti mul oli vist natuke keerulisem oli töö otsimisel või algselt oli praktikat otsimised, et kus kohta nagu sobivam minna on, aga siis lõpuks leidsin ja siis oli tööintervjuud, mis oli ka esimene kord ja siis natuke keerulisem, aga eks see kõik on õpitav. Mis sulle sinu töö juures kõige rohkem meeldib? Minu töö juures on minu tööülesanded, söögi tegemised, siis kaupade toomised ja koristamine kindlasti. Kui tööpäeva lõpus koristamine, et see on nagu, et köök oleks pärast puhas ja siis hetkel nagu rohkem ei meenu meil. Kuidas õpitu sind praeguses töös on aidanud? Kindlasti käsi on mul täpne ja maitsestan toitu nagu suurepäraselt, et toit ei oleks ei mage, ei liiga soolane, kõik oleks nagu parajalt. Mida sulle koolis ei õpetatud, aga mida on tööelus vaja olnud? Koolis, mida ei õpetatud, ma arvan, et mida võiks õpetada oleks näiteks rahaasjade arveldamised, siis näiteks arvete maksmised ja näiteks veidike ka ja näiteks tööintervjuude ja nii edasi. Et umbes nendest võiks rohkem rääkida. Mida soovitaksid tänastele õppijatele, et nad leiaksid tulevikus tööd ja saaksid iseseisvalt hakkama? Mida ma soovitaksin? Ma soovitaksin, et kindlasti õppida seda eriala, mis sulle nagu kõige rohkem meeldib ja minna sellisele tööle, mis sa nagu hiljem ei kahetseks ja intervjuule, kui sa lähed, siis valmista ennast ette selleks. Et hiljem siis tööintervjuu sul näiteks sassi läheks. Jah, aitäh! Aga palun! Aitäh Kristjanile ja aitäh Remile jälle vahva intervjuu eest. Siin me peame hakkama nüüd saadet kokku võtma, et annaks meie kuulajatele, vaatajatele ka selliseid soovitusi kaasa või teie nagu selliseid mõtteid, mis aitaks tulevikus kergemini ja paremini, olgu see siis Tallinna džunglis või kuskil mujal hakkama saada. Et Remi, et ma küsiks korra selle eest, et kas abi küsida on okei? Ma arvan kindlasti, et ma saan näiteks tänase näite tuua, ma tulin Tartust rongiga Balti jaama ja väljas on siuke lumi, et ega väga ei taha seal olla. Ja ma jäin kinni ja siis ma palusin ühelt härralt abi, et kas te saate mind palun Selverisse lükata. Et lihtsalt ei jõua ise ja paratamatult, kui sa oled erivajadusega või füüsilise puudega, sa pead seda abi julgema küsida. Kas sul on siis valida, kas sa külmud väljas ära või sa saad koos abiga siis sinna nii-öelda sooja. Et ma arvan, et see abi küsida on okei ja peadki küsima, sest see on üks julguse märk. Tom? Ja täna näiteks
aitas mind täitsa suvaline möödakäija, kes läks sama bussi peale ja ta nägi, et ma jooksin sama bussi peale, ta lihtsalt seisis seal bussiuste vahel ja bussiuksed ei läinud kinni ja siis ta lehvitas seal sellele bussijuhile ja siis ta aitas mul bussi ära oodata. Üks näide. Aga abi küsida on okei, sest kui abi on vaja, siis abi on vaja. Ja kui ei aita sind üks inimene ega teine, siis 22 ikka aitab, et tegelikult inimesed on nõus abistama, aga teinekord nad ei julge või mis iganes nende peades on. Täna minu arust tänaval näiteks on üldsegi see probleem, et inimesed ei kuule, et kõigil on kõrvaklapid kõrvas ja nad ei kuule seda, kui ma lähen nende juurde, ütlen tere, nad võib-olla vaatavad, et mingi tudisev tüüp tuleb siia ja panevad sammu juurde. Aga nad ei kuule seda viisakat pöördumist üldse. Et siis ma arvan, et üks võti on, et tulevikus oleks lihtsam, et seda ei maksa häbeneda, abi küsida ei õpetajalt, ei teistelt klassikaaslastelt, nagu ka teie täna saates kirjeldasite, kuidas klassikaaslased on aidanud teid. Et see on kindlasti üks võti, et ärge häbenege abi küsimast, kui on selle järgi vajadus. Kindlasti. Siit ka Gregori tõi välja rahatarkuse teema, et ta oleks tahtnud seda koolist rohkem tundma õppida seda teemat või seda oskust. Kas te oskate ka veel välja tuua midagi sellist, mida te nagu tunnete, et noortel oleks tulevikus lihtsam hakkama saada, mida võiks kool rohkem õpetada? No täna ma ikkagi näen just Astangul väga palju käies, ma näen seda, et see just see sotsiaalne pool on puudu. Et seda suhtlust oskust absoluutselt ei ole. Et on kõrvaklapid kõigil peas, keegi räägib midagi, aga väga ei kuulata, et tulevikus on ju nii väga raske hakkama saada. Et see suhtluspool just, et me tuubime tihti peale nagu neid matemaatikaid, eesti keeli, aga ta päris elus meile tegelikult ei anna, et meil on vaja ikkagi praktilisi oskusi ka, eks, et see suhtluspool, ma ütleks, et on kindlasti nagu väga oluline just tööelus. Sa pead ju tööelus väga palju suhtlema, just ma arvan, et see on nagu tänane üks mõte. Et see sõnum noortele, et võtke kõrvaklapid kõrbadest, nutiseade pange taskusse ja suhelge otse vahetult. Just täpselt. Tom, on sul veel mingid soovitusi noortele? Ja mulle tegelikult, täna on see lihtne, siis sa tellid Woldist, aga et kui ikka vetsupaber on vetsust otsas ja ei ole, et ema või isa või õde, et too palun vetsupaberit juurde ja sa avastadki, et nüüd on otsas. Et ma arvan, et see on kõige parem õppetund, ehk et isegi kui see on keeruline, see iseseisva elu peale saamine, siis tegelikult seda nagu nii palju, kui sinna vähegi võimalik on, siis ikkagi püüelda sinna poole, sellepärast, et kui inimesed jäävad koju, et see hirm on see, et kui liiga klammerdutakse oma vanemate külge, siis elu on nii seadnud, et vanemad kaovad meie eludest enne ära kui meie ja loodame, et see nii ka läheb. Et aga mis siis edasi saab? Ja elu on ootamatusi täis, et mina küll enda pealt saan öelda, et mida noorem, et mul on hea meel, et ma võtsin selle varastes 20-ndates ette selle iseseisumise nii palju, kui see minu puhul võimalik on, mitte varastes 30-ndates, sest väga palju ägedaid asju on juhtunud. Ja ma lisaks siia, et tegelikult see iseseisus on väga oluline, et ma näen ka täna oma isa pealt väga seda, kuidas ta laseb mu lahti. See võib tunduda süke ebamugav ja valus, et viskab nüüd jälle külma vette, aga see tegelikult õpetab, et elu ei ole kerge, ta on raske ja nõuab väljakutsed. Aga lõpuks on ju see, et kui isa või ema jäävad vanemaks, siis meie peame neid aitama, sest nemad on ju meid sünnitanud ja meid aidanud. Eks see ring käib sama vastupidi, eks. Et seal me peame nagu ka aitama, et mulle nagu see ei meeldi, et täna need lähedased jätavad oma vanemad kuskile ja ütlevad, las olla, on. Et ei, me peame neid aitama, sest et nad on meile elu andnud ja see väga patku me ei aita. Jah. Aga mida te ütleksite nüüd nendele noortele, kes kahtlevad endas väga, et mõtlevad, et kas üldse minus midagi on? Ja bändi ei mäleta, aga vist on siuke laul ka, et iga ühes midagi on, tuleb nagu ette kuskilt mingi
ja täpselt nii on ja tegelikult need kahtlused ja kõhklused tegelikult on hea märk, aga nendega ei tohiks nagu lõputult keerlema jääda. Et mis tihti ka juhtub, et tekib siuke kõlakoda, et mu elu on nii raske ja keegi mind ei aita ja ta. Aga et tegelikult tuleb see esimene samm teha ja tuleb võtta see siht, et olgu see, ma ei tea, kontsert, kuhu tahaks minna või olgu need sõbrad, kellega pole ammu kokku saanud, aga et sealt nagu rattast välja saada ja hakata tegutsema kuskiltki. Ja ma olen nõus, et tuleb leida endas see asi üles, mis sulle meeldib ja mida sa tahad arendada. Et kui mulle meeldib poliitika või sotsiaalvaldkond, siis sinna ma ka lähen. Et ma ei lähe sinna, kus mulle ei meeldi olla. Jah, selles töös võib ka tulla ette, mis ei meeldi, aga sa lõpuks lähed ju selle mõttega, et sa tahad midagi parandada. Ja ma arvan, et noortes, kui sa oled just noor, siis tulebki kõike katsetada. See on ainuke süke eluetapp, kus sa saadki katsetada, siis keegi siin nii-öelda mätasse ei löö. Et ma arvan, et seal tuleb lihtsalt mõelda, arutada karjäärispetsialistidega, mis see parim valik on. Täna meil tugispetsialiste nüüd, küll ülemäära ei ole, aga ikkagi see karjääri koht, et mis see parim valik oleks. Ja teha mitmeid asju, käia suvetöödel igal pool, see rikastab. Kogemused rikastavad. Jaa, aitäh teile. Meil tuli üsna pikk saade jälle, sest teiega on nii lõbus nagu rääkida. Aga meie siis kiires ühiskonnas inimesed ei suuda võib-olla nii pikki saateid vaadata. Kuidas te nüüd ühe lausega võtaksite täna selle saate kokku kuulajatele? Mis oleks teie sõnum neile? Jaa, ühe lausega, et mina siin annan ühe lifehacki üldsegi kiiresse ühiskonda. Et kuulake täna tegelikult see jutt läbi ja kui ei jaksa tervet kuulata, siis pange 1,5-kordse kiirenduse peale ja läheb täpselt poole rutem. Ehk et, mitte küll täpselt poole rutem, aga palju rutem. Ehk et me oleme tegelikult täna rääkinud nii palju tähtsatest asjadest. Me oleme Remiga, meil on täpselt, sisuliselt, eks ole, vanuse vahe täpselt 2-kordne, siis 18 ja 37, et tegelikult me räägime asjadest, mis on, võiks öelda, et igipõlised, et mis minu ajal olid samasugused ja praegu vaadates 18 aastast Remi, kes jõuab oma elus kaugele, et meil on väga sarnane mõttelaad. Ma paneks ükse positiivse noodi veel lõppu, et oleme sõbralikud ja väärtustame üksteist, sest me oleme kõik ühiskonna osa ja sellest saab ka tervik. Et naudime elu, meil on see antud ja võtame maksimumi. Ja siin kohal siis võtamegi saate kokku. Aitäh intervjueeritavatele, keda Remi käis intervjueerimas. Aitäh Taavi ja aitäh Kristjan. Ja muidugi suured tänud teile, Remi ja Tom saatesse tulemast. Aitäh. Head vaatajad ja kuulajad. Selline oli Hoolimise lauanurga 5. saade. Mina olen Gert Valdaru ja kes teab, võib-olla kohtume veel.